Mari, võtame fotokas. Tere õhtust! Tere tulemast vaatama sellist saadet nagu esimene üles ja viimane alla. See saade on meelelahutuslik ning toimub otse eetris. Nagu ikka on meil saates 4 külalist, kes sooritavad ülihäid harjutusi, kui mitte öelda fantastilisi harjutusi. Tänane esimene külaline, kui nii võib öelda, ei ole meile väga tuntud. Me teame ennast täpselt nii palju, et osad arvavad, et ta elab Tallinnas, osad arvavad, et ta seal ei ela, mõned arvavad, et ta lõpetas kehakultuuri osakonna, mõned jälle nii ei arva. Me teame ainult seda, et ta on meie treener Viljar! Tervist! Minu esimene küsimus sinule oleks väga lihtne. See ei ole väga raske küsimus. Kuidas tuju on? Tuju on hea, väga mõnus. Väga mõnus. Nii. Minu teine küsimus, et saade ei kaotaks oma põnevust, on järgmine. Kui kaugele on su kodu siis laagrit? Laagrit 100 kilomeetrit väga ette, ma jõudin siin ligidal. Selge. Väga mõnus vastus. Nii, aga nüüd ma paluksin sul veeretada meie sümboolsed päringud. Ja ta sai number 6! Aplaus! Uskumatu, kuidas sul nii hea käsi on? Seda ka muidugi, jah. Tähendab. Viljar, kas sa tead, milleks me siia kogunenud kõik oleme? Lõpetada laagrit. Nii, ja kuidas peab nagu lõpuõhtul siis riides käima? Pidulikult. Jah, pidulikult. Mitte... Jah, no, minu ülesanne sinule oleks väga lihtne. Kao nüüd siit, kus see ja teine ja pane endale normaalsed riided selga ja siis võid inimeste tagasi selga tulla. Kas sa oled nõus? Kas mul on valikut? Ega sul eriti valikut ei ole, siis noh, sa vaata mees ennast peeglit, eks ole. No, eks ma teen. Jah, ja palun. Ja me anname, oota, tule siia. Kuhu sa lähed, ma ei olnud luba. Nii, meil on olemas ka muidugi sümboolne meeskoor, kes laulab Villarile, noh, minekulaulu nii-öelda. Ja maestro, palun! Aitäh meie maestrole ning Viljar ongi juba oma teel. Aga, et saade ei kaotaks oma põnevust, kutsuksin ma siia järgmise külalise. Ka temast ei tea me mitte midagi, peale selle, et osad arvavad, et ta on Orava oblasti, teised jälle arvavad, et ta sõidab punase Peugeot'ga, mõni jälle arvab, et tal olnud pulma aastapäev selle laagri all, mõni arvab, et ta on 38 aastat vana ja teame ainult seda, et ta nimi on Vendu! Küsiksin, kuda on tuju? Nii ja naa. Selgelt, väga mõnus vastus. Jällegi ma küsiksin sult ühe küsimus. Kas sa oled kunagi oma elus Saaremaal käinud? Olen. Mis sul seal kõige rohkem meeldib? Kas kadakad, männid, kuused, kased? Märjuke. Märjuke, väga mõnus. Ka sinu soovitan ma veeretada meie päringud. Numbriks sai ta number 3. Tänu sellele, et Vendu viskas number 3, küsiksin ma talt küsimuse. Kas sul on puus õlitatud? Ei ole. Siis on jama. Aga tänu sellele, et sul puus ei ole õlitatud, mis tähendab, et sul on arvatavasti puksid läbi,
näitame me ülesande ette väga lihtsalt, meie instruktor teeb seda. Nii. Mis arvad, kas sa saaksid sellega hakkama? Pika harjutamise peale võib-olla saaksid. Seda arvasin ka mina, mis tõttu Vendule see ülesanne on liiga lihtne. Ja tänu sellele, et see harjutus on liiga lihtne, näitab meie instruktor ette teise harjutuse, mida Venduga teeb. Ja seda pead sa tegema nii kaua, kuni kestab meie laul. Palju edu sulle ning maestro, palun! Lennutta, linalak meidu, kel silmist kaitsede meile. Sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinava juulikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinava juulikuu ööl. Oled meie saate ainuliider hetkel. Aga, et saada jällegi põnevust ei kaotaks, kutsun ma siia kohe meie kolmanda külalise. Mõned arvavad, et ta on Jõgevalt. Mina seda ei usu. Mõned arvavad, et tal on autojuhiload. Ka seda ma ei usu. Mõned arvavad, et tal vanus 20. See võib olla tõsi. Aga me teame, et ta on Kristi! Kuda tuju on? Fantastiline. Väga hea. Kristi, kas sa oled 20 aastat vana? Absoluutselt. Väga mõnus. Tänu sellele, et sa 20 aastat vana, küsiksin ma küsimuse. Kas sa oled tennisemängu elu sees näinud? Jaa. Kas sa ka Roger Federerit oled näinud? Ei. Selge. Palun veereta täringut. Ning täring näitab 7! Uskumatu naine, ta viskas ühe täringuga number 7. Kuidas see võimalik? Sedes ma ei kahtle. Aga nüüd, Kristi, kas ma tohin küsida sult väga intiimse küsimuse? Absoluutselt. Väga hea. Kas sina, Kristi, oled kunagi joonud kohvi? Ikka. Selge. Tänu sellele Kristi on joonud kohvi, on meie ülesanne väga lihtne. Ja meie instruktor võib seda teile demonstreerida. Aitäh! Kas sa arvad, et sa saaksid selle ülesandega hakkama? Selge, ka see ülesanne on liiga lihtne talle, sest et palliks me anname talle selle! See on originaalne 16-kilogrammine tankpomm, millega Kristi hakkab tegema seda harjutust. Kas sa arvad, sa oled sellest võimeline? Ei, seda ma arvasin, mis tõttu me anname talle uue palli! Kas sa sellega nüüd suudaksid seda teha? Proovin. Väga mõnus. Ja kõik elavad kaasa Kristile! Ja stopp. Jah, aga ma palun meie maestrol ka muusikapala. Ja läks! Leiurodat leikuusi, sõda veel, leiurodat luudi. Ahaa! Sõda veel, leiurodat luudi. Sõda veel. Aitäh! Jah, näed, publik ka plapsutab nii, nagu see ülesanne oli sooritatud, eks ole. Aga ma tänan! Aitäh tulemast meie saatesse! Nii, lähme aga saatega edasi. Kindlasti meie järgmine külaline, kui nii võib öelda, on teile kindlasti väga tuttav. Mõned arvavad, et tal on 2 last. Mõni arvab, et ta on selle laagri ülem.